väljas ei ole nädalaid sadanud ja täna, täpselt see päev, kus mul on filmida vaja. Väljas. Mis teha? Kasutame olukorda siis ära. See on Huawei P20 Lite. Huawei tootjana iseenesest ju mingit tutvustamist ei vaja. Tänaseks toodab ta väga-väga edukalt kalleid premium ja isegi luksusklassi telefone ja konkureerib tõesti väga-väga suurte brändidega. Küll aga minu küsimus see, et kas see napilt üle 300 euro maksev telefon oskab ka hästi pilti teha. Disainilt kuulub Lite P20 seeriasse ja selle kõige suurem äraandja on see äärest ääreni ekraan. Ekraan on kena, edastab ilusti kirkaid värve, on piisavalt ere, et ka päikese käes näha ning Huawei UI või siis kasutajaliides muutub järjest paremaks ja ühtlasemaks. Veidi võib vinguda, et heli tuleb ainult ühest august, vaid Canoni professionaalsesse klassi kuulub. Aga me ei tohi ära unustada, et tegemist on ka keskklassi seadmega. Seadmesse sissepääsemiseks saab kasutada nii näpuhelilugejat tagumisel küljel kui näotuvastust. Ja see näotuvastus ausalt öeldes on, ma ütleks, et päris kiire. Tere, ülesse, boom, recognizing face ja sees. Numbrid on toredad, aga teeme pilti. Võimalusi on siin tohutult, alates light paintingust kuni professionaalse foto ja professionaalse videoni. Need viimased annavad sulle võimaluse igat sätet ise paika panna täpselt nii, nagu sa ise soovid. Suurepärane on näha sellist asja keskklassi seadmes. Väga heades valgustingimustes annab P20 Lite väga okei tulemuse. Nii taevas kui varjus on tegelikult päris palju detaili alles. Ja kui tunned, et dünaamikast jääb puudu, siis tuleb appi sisse ehitatud HDR-režiim. Video kvaliteet on täiesti okei, aga stabilisaatori puudumine muudab pildi väga-väga värelevaks. P20 Lite'i kaamerate süsteem on täiesti okei. Küll aga teatud tilulilude ja lisade asemel võtaksin mina hea meelega videos korraliku stabilisaatori. Ma ei ole ka nende värvide, mida nii fotos kui videos meile näidatakse, kõige suurem fänn. Kui aga pildistamine on teisejärguline ja mõnikord on vaja lihtsalt mõni klõps kätte saada, siis Lite selle jaoks sobib väga-väga hästi. Kas sa subscribe'inud oled? Palun tee seda. P20 Lite on väga-väga hästi kokku pandud telefon. Ja kui need väikesed komistused tarkvaras vahele jätta, väike komistus siin ja väike komistus seal, siis on tegemist tegelikult päris hea telefoniga. Kindlasti soovitan P20 seeria kõiki telefone hoida mingisuguseski kaitseümbrises. Need ekraanid on õrnad ja ei kannata väga hästi kukkumist. Vaata selle telefoni poole, kui leiad, et 500 ja üles eurot telefoni eest on lihtsalt naeruväärne. Aga samas tahaks ikkagi seda äärest ääreni ekraani kogemust. Aitäh!